me oleme seto ja meil on väike rahvusgrupp, aga me oleme seto ja me siiamaani arvati kogu aeg, et me oleme eestlase, aga no me oleme nagu lihtsalt üks kolgas selline, kus on oma keel ja kõik, aga me olemegi omaette rahvus, väike rahvus. Oleme, Aare, õigus. Ja me ei nõustu mitte kunagi, et me oleme eestlased. Meid on eestlaste juurde liidetud. Me oleme Eestimaa setod. Me oleme Eestimaa setod, jah, täpselt. Me oleme omaette rahvus. Kui ma tulen Tartu või Põlva poolt, et kui Setomaa piir nagu saab või ületatud, siis nagu tekib hinges kuidagi selline, mingi marurahu tuleb peale selline ja siis selline, kui sa oled autost välja, siis see kliima ja asi on ka hoopis teistsugune. Et seda ei oska nagu täpselt seletada, et mis on see teine tunne, et ma tulen nagu kuidagi teise riiki, aga see riik on nagu Eestist ei ole kaugel, ta ei ole nagu, et piirid on koos. Selle, et mul on selline tunne, et ma olengi Kati erinevah riigih. Siihen oma ütelitse inimese, üteline riigi kõrd, ütemuudu mõtlemine ja kui ma olen Tallinnahe, seal on kõik tõistmuudu, kõik on tõistmuudu. Ma arvan, see loodus ja inimesed on ka muidugi väga lahedad ja mõnusad. Lõuna-Eestis üldse on teine tera. Ja siin on mingisugune, kus nüüd ütleme, ma võin öelda, kui mingi taevalik või kõrgem jõud märkab seda kohta rohkem kui seal Põhja-Eestis. Ja see on nagu selline rahu ja vaikne kulgemine on selle nagu see märksõnad. Et see ei ole selline kiirustamine, ruttamine, jooksmine, vaid see on pigem selline, nagu ütleme, auto rahuneb ka nagu maha. Et kui tuled Setomaa piirist üle, siis auto hakkab ka nagu rahulikumalt tööle kohe, nagu et ei tõmble enam ja... No ütleme siis niimoodi, et ega inimene otsi oma hinge taga ja siin on, ja siis kui ta tolle lööd, siis tolle kohta öeldes hingerahu. Mul on siin praegu hingerahu ja kui sa tuled ja löövad kas või osa sellest hingerahust, siis ongi tuu õige kotus. Et vast on tolle nimi hingerahu. Inimese hing peab vahel ikka rahul ka olema. Mitte ainult kõik närvitsema ja hüplema ja kaklema ja purelema ja poonitama ja... Setomaa nagu taustaks kogu aeg on tegelikult see, et kuidagi see ma ei tea, kas äkki Petseri mingi kloostri mingi sellised mõjud nagu, et et see kloostri kellade mingi hääl ja siis see sama kloostri nagu see aura, mis ütleme võimendab selle ümber mis on nagu Setomaa ütleme keskel, eks ju, aga võtab selle enda rüppe kõik nagu. Et sul ei ole mitte mingisuguseid probleeme, miski nagu ei vaeva sind ja ei ole hea nagu olla. Et see on nagu, vaata, see on hästi selline üks hetk, kui sa käid kloostris, aga Setomaale tulles on sama see, et sa pääsed nagu mingisse, ma ütlen, nagu mingisse paradiisi, et tuled ära. Ullumajast paradiisi nagu. Minu nägemuses on ka Setomaa ääretult vaimne keskkond. Need vibratsioonid, mis siin Setomaal valitsevad, on vaimsusele toeks. Ma elan siin, kus ma sündyn ja tunne selle biovälja ennast ikka väga, väga hästi. Kõik lapsed ja lapsed, kõige väiksemad ka, kõik ootavad, millal saaks Setomaale. Isegi nii paljud, kui me oleme juba Räppina, siis ikka nad ütlevad, kas Setomaa on juba käes või ei ole? Mingisugune maailmarahu võib-olla tõesti on siin ja ma nii palju või nii vähe, kui ma setosid tunne ja tiia.
et usk on neile väga tähtsa, nende kiil on väga tähtsa usupühä ja tuo on neile väga oluline, tuo on väga oluline identiteedi osa. Et kui muud on oma teda kristlikku usku tõlgendada rahvapäratsi, et seal on segi või ma saan siis ütes salatis, ütelt poolt on siis tuu looduse usk ja kõige luudu avustamine ja tõselt poolt siis tuu, mis ristiusk pakk ja namad olles siis nii ütelda sünteesnu vai aastasadu ja põlvkondi joosul hindaus välja tüütänu tolle, mis and neide hingele. Et see aimatav salapära on, ma usun, tekitatud läbi võib-olla sajandite või sellist, eks ju. Vaata, müstikal on oma veel, ka inimesed peavad olema suhteliselt paiksed, et seal oleks maksimaalne jõud. Tillukene rahvakild on aastatuhandeid elanud eraldi venelastest, kui vene külad, vene talud olid sul kõrval ja tema ei saanud vene talust isegi kinda kirja võtta. Siis tuli see 50 aastat peale, mis unustas kõik. Me ei rääkinud enam setutest kunagi, me oleme Nõukogude rahvas. Ja siis kaduski kõik ära siin. Kunagi olid selle kujund, ütleme, et kui nad kella lööd, siis kui tu kella löömise perre jätad, et sõinab ei liiguda, aga ütleme, tu kell veel helises. Ja ütleme nii, et tuo helinat on tükk aigu, on veel kuulda või saad tuu pära otsast üles, et eks ta hindapärra olemiskultuuriga on ka saana asi, et parhila ütleme on pildi oma lindi oma üleskirjutused, ongi tuu kella heli on. Et vana heli on üks tõist muudu. Et kuna mis nima oppissegi, et kui seal võtva kuskiltki maki pealt ja lindi pealt kullese, tuu on midagi muud juba, tuu on midagi muud. Et äkki regilaulu traditsiooni välja suretamiseks oligi vaja nad üles kirjutada. Sest nad on seal arhiivis ja nüüd meil on süda rahul, me ei pea neid mäletama enam, et kui keegi tahab, las läheb ja vaatab sealt, aga et siis saigi meil anda ilusad neljaajalised saksa laulud asemele, mida enne kui Jaan Kaplinski seda kõva häälega välja ütles, et seda võib Eesti rahva suhtes toime pandud genotsiidiks pidada. Setokultuuris on praegu hästi põnev aeg, vähemalt selle põhjal, mis mina siin kogenud olen, et vaja on mõtelda, kuidas edasi ja mismoodi kõige paremini. Tšuhkna, kes siin on siis seto asja tegelikult ajanud ja nende aastate joosul, mis on siin nii muuseumiga tegelenud kui selle seto kultuuriga tegelenud, on pidevalt siis kuulnud seda küsimust, et kas see on nüüd õige seto asi või see ei ole õige seto asi või mis tuu õige seto asi siis on. Ehk siis 21. sajand on Setomaal ka Setomaa. Ei ole ainult Setomaa kõik vanad pildid, kõik mis vanasti oli, vaid ka praegune inimene, kes siia sünnib, on Seto ja saab elab Facebookis, elab mälestustes, elab juurtes kõik. Et Seto ei ole ainult vana asi, vaid Seto on ka täna. See on see, et ikkagi meie ülesanne on seda vana süvakultuuri nii palju alles hoida, et ta oleks nii elujõuline, et temast areneb edasi kogu aeg midagi, et see kultuur säilib, ta kestab. Et ma ei tea, võib-olla mõni päris folklorist või teadlane vaidleb mulle nüüd vastu. Et mina olen seda meelt ka, et me muidugi teame, me oleme lugenud või aimame või usume, et kuidas elasid setud näiteks 300 aastat tagasi. Maru turvaline on minna sinna ajastude, mille nii ütelda pärimuse vahetu tiid ja oma juba siit ilmast länny. Na ei saa mukka dialoogi astu, na ei saa vaielda mukka.
kas me ikka väga täpselt teame? Ja mis juhtus nende 300 aasta jooksul, et on toimunud nagu mingi areng. Mingi areng on toimunud. Kultuur on tegelikult, ega ta ei ole mingi püsi või staatiline, ta on ju kogu aeg areneb. Et kogu aeg tuleb ju midagi juurde. Aga et mida see tähendab selle pärimuse hoidmisele, seda me saame teada võib-olla 50 aasta pärast. Kui me nüüd kõik need kogu asja kokku paneme ja lepimegi kokku, et vot meie järgmine missioon 5 aasta pääle või 10 aasta pääle on nii-öelda too kultuuri edasiandmine. Et kui me võtame, et tuu on prioriteet, siis me käime kõik need koduse läbi, kus meil vähegi omava need juuriga asjad. Setu kultuur ongi kujunenud välja sellises suhtelises vaeses, aga ütleme, et energeetilisest ja vaimsest viljakas pinnases. Ja nüüd, kui ma hakkan vaatama, tähendab, mismoodi setu kultuuriga ümber käiakse, siis mul hakkab süda valutama sellepärast, et ma tunnen analoogiat indiaanlastega, kes tegelikult esiteks hävitati suures osas, siis pandi nad reservaati ja raha eest hakati nagu rahval näitama. Ja ma praegu tean täpselt, et mitmes olukorras ma olen vaadanud, see ongi niimoodi juba. Et kui hakatakse palka maksma selle eest, et sa setu oled, siis umbes 2 põlve võib-olla keegi veel laulab ka neid laule ja siis jäävad loomulikult üksikud väga võimsad ja tugevad inimesed, kes laulavad neid ka siis, kui nad enam sulgi juustes ei kanna ja mokassiine jalas. Setosid ma edimast kõrda näi ütel Võru Kubial toimunu laulupäeval. Et muidu oli seal siuke koorimuusika, marssevas on seda Muhu rahvarõivastega inimese lavale naksiva koorilaule laulma. Aga siis järsku tuli lavale sääne nagu tumedaten rõivasten hõbõ eetega mingi 10 naist saissivad sinna ja kuna suu valla teivasest kõlasi nagu mingi rändlindude karje. Ma ei mõistaki tuud parempale iseloomustada, et latsajana. Ma oli sääne 5.–6. klassi tüterlats ja tolle peale siis inimese, kellega ma seal oli, minu külarahvas, kes juba armast rohkem noid koorilaule, et nüüd oma seto, nüüd saame minna jäätis süümä. Ja mina, kes ma ole tohutu jäätise sõber, jätse jäätis süümä minema, ta ütli, et mina ei tule ja sest kullelsi tolle kiljumisega arusaamatu mitu laulu ära. Publik hinges kergendunud, kuna sealt lahkusi ja minul jäi tu alati kuigi sääne harmoonia ja kiljatus jäi mulle kuigina miilde. Kui sa sinna süvened sisse ja näed, et see tuleb südamest, siis see on lahe. Et tegelikult kogu aeg ei näe seda. Kas või see, et kui need leelokoorid Ostrova festivali laval on, siis minu jaoks on see kõige nõmedam mikrofoni laulda ja siis olla üks esineja koor. Seda peab siin põndaku peal kõik koos ja saad aru, siis sa näed seda ehedust. See leelo võib kõrva kraapida päris koledasti, kui sa pole sellega harjunud. Ilusad saksa mitmehäälsusest on see väga kaugel. Tavad ja traditsioonid, kus see setu laul algselt elas, hakkas taanduma ja siis ta nagu koliski lavale ja kontsertlavale. Nüüd on noored hakanud üle võtma seda ja väga toredasti teevad. Kui ei ole enam õppida vanaemadelt ja emadelt ja vanavanaemadelt, siis pöördutakse ülestähenduste poolde. Folkloristide töö tuleb siin appi. Meie helijätustused on siis nüüd see materjal, kus noored saavad ehedat setulaulu õppida. Praegu veel on võimalus noortel, kellel on huvi ja kes on inimese veel vanem paika jäänud ja meelehom ja niimoodi, et midagi nagu
kõnelda ja olla. Mis juhtub, kui oled seto ja ei oska laulda? Ta on niisugune. Naaberid, kes on eluaeg Setomaal elanud, eks ju, kes ei oska laulda, ei oska tantsida, aga vallab, eks ju, peab vähemalt setopühasid, eks ju, ja asju. Et tema ju, ütleme, tema ju tegelikult on ju seto elu edasi viia, aga ta ei ole seto laulu edasi viia ega pillimängu edasi viia. Aga ega siis vanasti oli ka, et hea oli, külad olid suured ja hea, kui külas oli üks pillimees, oli väga kõva, mitte kõik pillimehed ju. Ja laulmine oli see, et kuidas öeldakse, kui oli olemas külas üks eestlaulja, siis küll teised taga laulsid, eks ju, peaasi, et oli eestlaulja olemas. Ega see ei tähenda, et 20 tükki oskasid laulda kõik. Praegu on väga viimane aeg, sest vanema naise, kes laulva, võib-olla 5 aasta pärast me ei saa neid enam kasutada kui etalone. Ja siis on juba väga rassem, sest siis tuleb sinu vanustel nakata oppama, mis on juba põlvkond hiljem. Kun selettäisimme ära, mitä meie laul ütleb või mida me sellega mõtleme, siis mõnel võttis isegi veesilmale. Kes seto keelest aru saab, kui seto laulab, mis on armastus, no siis saab iga puutükk ka saab aru, mis on armastus, sellepärast, et see on nii kujunditest täis pitkitud, eks ole, et sa saad sellest kindlalt pildi ette. Kui ma mõtle omast kodust ja omast ilusast Setomaast, kui ma mõtle omast kodust ja omast... Kui kuuled seda laulu, tunned, et ta on vägev. Ma ei oskagi kohe niimoodi öelda. Ja et ma tean, et mu esivanemad on nagu selliseid laule laulnud, sellisel kombel elanud. Siis ma mõtlen, et miks mina ei võiks niimoodi elada. No eks ta ole muidugi romantikale ka, aga... Siis tuleb voolu südame ja silmis vesi verime. No noored, kes juba tuleva praegu, no laulva seto laulu, võib-olla ta ei laula nii ehedalt, aga see ega paremat ole kostki võtta. Helüümümpää tõistmuudu koolitet ja hampid on ka tsipa rohkem suhku omal ajal vannol inimestel, kes teda seto laulu laulseva. Et ju hääle kõla on ka juba vähekene tõistmuudu. Teda tule nagu arvestada ja tule ka rahul olla. Me oleme esinakanud seto. Tule mulle õusale, Kui nimemi kultuurist lugupidava ja tahtva ka seto laulu oppe, no näol ei süüdu, et nammas sünduna kohke Ida-Virumaal või kohpõrgu. Et kui nad tahtva ikka seda seto laulu, seto elämist, kompit ja neid nagu hindale selgesteta ja tolle laadi elada, no mis mitte. Võti piaosi ja astu, võti hau, võti piaosi ja astu. Aitumatele olkeselle, aijutuma olkeselle. Kalliskava elämä, kalliskava elämä. Mitte tahtes ühtegi setot solvata, aga tegelikult on see praegu juba ju 100% maskeraad. On mingid kokkulepitud kuupäevad või sündmused, millal pannakse selga need rõivad, mida muidu mitte kunagi ei kanta ja siis minnakse, etendatakse setot. Ja reeglina ikka mitte ise keskis, vaid ikka võõra rahva silme all, et mina nüüd olen seto, et mul on need hilbud, ma oskan seda keelt ja joon kibedamat viina kui põhjaeestlased ja mingid sellised märgid veel, et see on kuidagi juba alarmeeriv.
näiteks alkoholi tarbimine setud hulgas oli kõige suurem tabu. Aga heegokultuuris on see just selline, seda tooks esile. Hansa, see on hea asi. Peaministril on hansad, naised joodame purju. Tallinna sõbrad ikka helistavad, et oi, et kuidas selle osa sa elad, et järgmine aasta tuleme meiega paasa peale, et me tahame ka näha, kuidas seto hansad ju ja pärast hava peal makkad ja et oi, kurat, ma pean näevasid ja me tule kõik kohad. Vot selline kuvand on loodud setust Eestis. Aga niimoodi rokkivat kõneviisi kasutades, et on enam-vähem on aborigeeni business, kuningriigi päev ja leelotamine ja siis on siuke normaalne business, millest ka teised aru saavad. Peaks püsima pildil nendes mõlemates, sest kui see aborigeeni business võtab nagu liiga suure osa, siis nähakse neid nagu mingid veidrikke, kes ei ole nagu meie. Eesti riik võidaks, kui näiteks olekski, Eesti riigi territooriumil oleks näiteks Seto kuningriik, olekski kuningriigina. See oleks ju, turismi mõttes oleks ju väga kõva müügiartikkel nagu. Ja meie saaksime jälle siin kujundada seda oma elu, hakatagi mängima seda mängu siis. Me mängime seda mängu, et me mängime seda mängu. Ja keegi ei taha hüüda, et kuningas on alasti. Aga sellest peab mingi mängu ilu olema ju. Ongi ilu. Ma saan tünga teha teist. Kõik kuningriigid on mängust hakanud ju. Kõik, ma usun, mitte ükski kuningas ei ole taevast maha kukkunud. Inglismaa ega Prantsusmaa, kõik on hakkad mängima mingit mängu ja seda mängu võiks ju mängida nii kaua, kui ta lõpuks ongi mingi tõsine asi. Vene pool aksepteerib väga seda mängu, mis siin mängitakse. Nad kujutavad ette, et siin ongi kuningriik, eks ju. Seto kuningriik, see on nüüd heegokultuuri väljund ja see on väga vajalik sellepärast, et see läbi saab selle heegotamise kaudu saab tõmmata tähelepanu setodele. Vaata, meil ongi ju tegelikult kujunenud see pilt, mida me ise tegelikult oleme ju kujundanud, et seto elu on, me käime messidel ja laatadel ja igal pool paneme seto riided selga ja teeme siis nagu, me näitamegi seda, et me oleme ainult seto riietega ja siis kui inimene tuleb siis siia Setomaale, siis ta tegelikult näeb, et ei olegi, käivad tavalise T-särgi ja on ka põll ees ja mingi tavariietega, et ei ole ainult seto riietega. Kanda neid kohalikke rõivit või ei kanna, tuu ei ole üldse oluline. Et mina kannan ka ainult üks kord aasta kuningriigi päeval, et näidata, et ma olen samast kogukonnast pärit, aga muidu ma ei kanna. Aga minu see tunnetus on niivõrd see, et tuu ei paistu välja. Ja ma ei püväki teda egal ütel näidata, et ei paistu, siis ei paistu. Rahvariiete kandmine ju tegelikult Setomaal ei ole ju minu teada mitte mingisuguse seadusega, mitte kellelgi ei ole sellist keeldu pandud peale, et ta ei tohi neid riideid kanda. Seal on lihtsalt see kirjutamata reegel on, et kuidas neid kanda. Et seal on kindlasti ja sellel kuidas kandmisel on ka, ma arvan, mingi 10 hindajat, kes hindavad sinu kandmisviisi kõik erinevad niimoodi, et sa iga ühe käest 12 punkti niikuinii ei saa. On ta seto või ta ei ole seto, ta hoiak, ta on nii tähtis, et ma nagu identifitseeridu arv ja kõik mõne tunnetusliku asju, mis võib olla. See ei ole välimuse järgi, vaid kuidagi. Ja too seto peahoid või minkene asi, mis sa kuuled, isegi kui ta teed, kuid kõnedes inimene teeb vigu, nagu maisti. Ma siiski tunne ära, et kas toom inimene, kes taht kõneda seto keelt, aga ole seto või on seto, kes võisib kõneda parempidi seto keelt, aga seal on mõne probleemi.
Me natuke mõtleme teistmoodi, sest meid on teistsugustesse oludesse praegu pandud. Natuke mõtleme ju teistmoodi kui setud 100 aastat tagasi. Meie maailmapilt on ju teistsugune. Suurim viga, mis võib-olla need tulihingelised setod, kes täna on paljud ka seto eest vedajad, suurim viga, mis nad teevad, on see, et nad mõistavad hukka. Sa ei ole see, sa teed valesti, sa ei tule kaasa, sa oled vale, sa pead tegema uuesti kõiki asju, eks ole, või sa pead teistmoodi tegema. See on õige, mis ma ütlen, see on õige elu. Ta ise usub ja see on tema tõde, aga see teine inimene ei usu ja sa ei saa seda vägisi peale suruda. Kui palju inimesi, nii palju iseloomu. Ega hüttehommel hääd, on meil ka võib-olla sellest vähest kiusuja ja sellest, mida peadki olema. Mis siis see tee see viise? Peadki olema sellist niimoodi, nagu tõenäoliselt mingit arusaamatust või midagi niimoodi, et vaat ka, su ütlemine ole õige, mu ütlemine ma õige. Nii ei saa toda võtta ja tullast siis nagu, tulegi tuust nagu mõtelda ja arva saia, et ega ütlemine on tähtis. Et sealt korjad nagu välja, mida just kõne rohkem vaja on. Ma kõige süömest looda, et ütle sõnaga, mis ma ilman ole tennu, et ma ole proovinud etetada niimoodi, et tuu kohaliku inimese austamine ja siis ütle sõnaga, tuu on väga tähtsa, et ma ei lähe sinna kotuse peale, ma ei lähe mänsitki omi ambitsioone või omi asju ajama. Et mul on määnegi kinnis idee, et ma olen mõnikord tajunud oda, et mindas ja mul on määnegi kinnis idee ja võttu asi pead nii olema, nagu ma kujuta ette, et ma olen lugenud ja uurnu ja ma kujuta ette, et tuu koha peal niimoodi on ja siis ma taha sinnal, et ma lähe sinna ja ma tahas, et tuu asi oleks nii ja tegelikult ei ole ju. Kui mulle keegi ütles, et sa ei mõtle õige, siis ma ütlen, et mine minema, et mina tegin esimese oma õige. Et ei saa kellelegi peale suruda, ei kultuuri ega mõtlemist ega miski. Ma toon juba vabaduse äravõtmine ja tolle vasta olema alati olnud. Ma tahan olla vaba inimene ja mitte ainult mina ei taha, kõik tahta olla vaba inimese. Minu arvates ei saagi keegi kõrvalt väga öelda sulle, et sa ei ole õige. Kui mina südames tunnen, et ma olen, et ma tahan olla ja ma olen, siis ma olengi see õige setu. Tuuri ja lõvaku, mõrro seto sibulat. Tüli tuuri ja lõvaku, mõrro seto sibulat. Ma olen seto. Mu esa oli seto, mu ime oli seto, ma olen sündunud setomaal ja nüüd ka kõik aeg setomaal elänud. Siia jäänyt niin, että mä olen 100% seto. Niin pääsu ei ole? Ei, pääsu ei ole. Palju inimese, kes oma omalaigu ülikoolist ja on siia suunattu tüüle, kun ta ikka ole meist midagi pidanud ja setokultuurist ole tahtnud osa võtta. No elässä kyllä praegu setomaal, aga oma võõra ja jäävä võõrast, sest ta ei ole tahtnud saia selle seto kultuuri sisse. Ega mi ole vasta. Aga kui keegi tule ja ka ei haaku, sellest ma ei näe mingisugust erilist probleemi, et ega siis kultuuri ei saa peale sundida. Kõik, mis takistus inimeste peades mu meelest on nendes tulihingelistes setudel, kes võib-olla vastanduvad nendele juurde tulijatele, on see hirm, et see väljast tulija toob oma kultuuri sisse ja lõhub ära midagi väga, väga vana. Ja väga paljud sissetulijad on pidanud ka sellepärast välja rändama, sest nad on tormakad. Nad tegelikult tulevad uute ideedega, nad teavad, kuidas me saame seda setokultuuri edasi aidata ja miks te ei tee nii ja hakkavad nagu õpetajateks ja seda seto ei võta omaks. Tegelikult need inimesed, kes nagu Setomaale on tulnud, on mingit moodi tegusamad kui need inimesed, kes koha peal elavad, just kultuuri mõttes ja
ja võib-olla see on mingi looduslik valik, mis äkki on millekski hea. Sest kui siin pool lagedaid külasid mööda käia, ma arvan, et see protsent siukseid tegelasi, keda liiga kange õllega poe nuka taga leiab, on siin võib-olla väiksem kui mõnedes muudeski Eesti piirkondades, sest ka sinna küladesse tõesti selle maatöö peale jäävad ikka need, kes tõesti seda teevad. Ma olen siin ümarlaudadel või sõõriklaudadel rääkinud siin Setu nendele juhtidele, kes end peavad Setumaa juhtideks, et arendame välja majanduse. Majandus on kultuuri vundament. Mine nüüd, meil on siin linnulaul, me müüme seda, eks ole, ja mis viimasel ajal on projektide kirjutamine. Mis on projektide kirjutamine? Projektide kirjutamine on kõige häbiväärsem, Setu jaoks kõige häbiväärsem tegu. Sest ei olnud midagi häbiväärsemalt, kui minna kiriku trepi peale kerjama. Aga praegu see projekti kirjutamine on, ta läheb Brüsseli kiriku trepi peale kerjab sealt veeringuid. Sest ta ei ole suuteline ise oma kultuuri kinni maksma. Häbi tahab ära tappa. See on kõige kurvem asi ja ma olen tegelikult mõelnud, kas seda oleks võimalik kuidagi aidata, toetada. Siis tegelikult mõte muidugi oli hea, aga see ei teostu, kuna Eesti riik ei toeta seda. Need setod, kes lähevad kogu aeg edasi, siis tegelikult nemad viivad seda seto elu edasi ja viivad seda kultuuri edasi. Et ega siis see, et me nutame ja halame, kuidas oli 100 aastat tagasi ja püüame kogu aeg seal olla, see nagu edasi ei vii, aga samas me ei tohi nagu seda nüüd ignoreerida ega unustada, et midagi sellist oli ja suhtumise, et kus inimestesse suhtuda, et säne läbisakmine ja et minu meelest Betty Alveri luuletusen ole filosoofia, et ei ole pühadusi, mille nimel mõnitada inimest, et tust tule alati lihtsalt kinni pidada. Setosid ei saa raamidesse panna, et setod on nii palju vabad ja ise mõtlevad, et nad ei ole raamides ja ei ole nende jaoks selliseid pühakirju, mille järgi täpselt nagu elatakse ja ollakse, vaid igal ühel on oma nägemus, igaüks on kujundaja. Kannatlikkus ja häätahtlikkus tule alati kasus, aga alati ka niimoodi, et tuu olenes väga inimesest. Et ja terve rida inimesi, kes on tulnud sama laul kui ma. Osa hästi vasta võetu, osa omava hinda kehtestanud, osa omavaga siit jalga lasknu ettes kohane, et tuu olenes täväste inimesest, et kui inimene suhtus esiaustusega sellesse, mis siin koha peal on olnud ja et siis ta saa ka vastuaustust tunda. Me võime kõik sülitada Setu peale, kui tahame, aga asi on selles, et Setu pühib näo puhtaks, elab edasi, aga ta hakkab kandma viha. See on kõige hullem, kui me suudame tekitada oma väikses kogukonnas juba sellised kultuuriloolised konfliktid. Nii nagu öeldakse, ega siis Setud ei võta seda uut kultuuri ja uusi elemente juurde. Nemad elavad ikkagi omas mõttemaailmas ja kui neile see, mis neile sealt kõrvalt siin pakutakse, mitte midagi ei anna, siis nad ei tule kaasa ja nad ei mõtlegi üldse ja laidavad selle kas või maha, eks ju, et ütlevadki, et nii on ilodu. Et on just kui nii, et teisele võid ütelda, eis ka järgi. Et kellel on selle kodukoha tunne, tuu on mu jaoks ka nagu lähedane. Kellel tuud ei ole mulle lähedane ka siis, kui ta elas isegi mu oma küle. Näiteks need inimesed ikkagi tegelikult, kes on Setomaalt saanud ära käia mujal maailmas, näinud ka maailma nagu teistmoodi ja nemad ütlevad oma arvamusi nagu välja.
ei tõmba kunagi vett peale nendele uutele tulijatele, kes tahavad nagu Setomaale tulla ja Seto kultuurist nagu osa saada ja tegutsevad siin ilma mingisuguse eriloata, ütleme siis, eks ju, et just, et neile meeldib see meie kultuur, võib-olla ka elulaad, võib-olla nad leiavad siit kuidagi erilise rahu südamesse, võib-olla nad leiavad siin võimaluse teha midagi niisugust, mida nad tahavad teha. No nad tahavad siin elada. See on müstiline fenomen, ma ei oska seda veel seletada. Et kas see on, ma ei usu, et see on ainult huvi eksootika vastu või et Seto kant on piisavalt eksootiline tavaeestlaste jaoks. Et siin on päris palju asju koos, et ma arvan, et Eesti ühiskond ja kultuuriruum on läbinud viimase 10 aastaga, 15 aastaga väga, väga jõulised ja kiired arengud, nagu väga paljudes suundades ja tähendab see selline kiirus ja see kohutav info hulk, mis peale tuleb, et tähendab ütleme see vaimne ruum, et selles kuidagi orienteeruda, et millelegi toetuda, on vajalik midagi, mis on ehe ja päris. Väga paljud tulevad siia ju sellepärast, et nad tahavad, et nende jaoks on see nagu kuidagi teistmoodi, et nad leiavad, et siin on teistmoodi, et nad tulevad sellepärast siia, et olla selles miljöös ja selles rutiinis nagu siin nagu sees. Et nemad väärtustavad võõrastena seda meie olekut rohkem kui meie, kes me oleme kogu aeg koha peal. Et nemad nagu siis kõrvalt näevad seda väärtust või seda asja nagu rohkem. Ilma mööda rändamine on umbes nagu ülikool, õpid uusi vigureid ja suudad neid kottu rakendada, aga pigem on nagu kuidagi mudel on see, et tagasi tulevad väga initsiatiivikad, vähemalt ühe kõrgharidusega, tõesti suudavad enda jaoks ise selle rakenduse leida, et kui sa oled õppinud küünetehnikuks ja läinud Võrru, siis sa ei tule tagasi Setomaale, vaid lähed edasi Tartusse küünetehnikuks. Et või olla tuu, ütle sõnaga, et sa pead ikkagi olema kuskilt peri, et sul on määnegi omapära või sa erined massist millegi poolest, et su juure ulatuse kohegi. Ja või olla, et on nagu sääne saladiil või salatarkuse või salatiidmise, et too on tuu, mis muidugi on nagu identiteedi kotuse pealt, ma arva küll tähtsa. Et kogukonda sissesulamine on kindlasti väga tähtis. Ja minu meelest mööda pääsmatu, et kas see tähendab nüüd kellegi setoks pidamist ja kas see on eesmärk, et too ilmselt ei ole, et eks see ja mis see pole ju kirja pandud ka seda eksamit, et millega või mille järgi mõõdetakse üldse, et just Setomaal on väga huvitav, et mu oma silma all on viimase 20 aasta joosul Setomaale tagasi tulnud hulga noori, kes oma liinan üles kasunud, kui muudu nimes Setomaad nägeva, kui muudu nimes seda kultuuriruumi nakkase nüüd kujundama tolle põhjal, mis on reaalselt olema, on tolle põhjal, mis on neide pään ja tolle põhjal, mis on raamatus lugenud. Ja mida need siis kogu aeg kohal olnud vanad põlissetod siis nagu asjast arvavad. No just, et kuistu paistus naile. Midävil katus varjad. Midävil pühit luud, kellele küpsete marja, lõksute kangas puu, kellele küpsete marja, lõksute kangas puu. Et jääs koskile kodu, jääs üts kindla paik. Tiia sild ja palo, kanarbik vaikus ja vaik. Tiia sild ja palo, kanarbik vaikus ja vaik. Et jääs koskile värrev, mis uut nuid viil, nuid, kes on kava ära,
nuid, kes on kavvadiil, nuid, kes on kavva ära, nuid, kes on kavvadiil. Aga 3 põlve on juba Setomaalt ära olnud. Nii et mina tunnen ennast setona ja ma mõtlen ennast setona. Ma tean, ema oli väga uhke setode peal alati. Ta ütles, kui viisakad nad olid, kui puhtad nad olid, kui uhked nad olid seto olla. Aga ma tunnen seda, aga ma mõnikord mõtlen, et võib-olla setod ütlevad, no mis seto elab Austraalias, ei oska seto keelt. Üks naine ütel mulle nii, ma ole õige seto. Mul unehtun seto kiil ja hääny esä kodo. Tuu imestama minnu pand, no kui saada nii küll ülde. Kas tal tiidmelda, kes elu and, vai tiiäi, kes on ese? Kui kuldnok lintas lõunahe, kas timast seal sa siis lõukane? Kas partsi perrest lämmäl maal sa paabu linnukase? Ma vakhui sitä juttu kuulsi ja ütles tälle midagi. Esi taivaessa palsi, ette andis tälle annasi. Kui ilma syndy setto ysäst, ma sai tuutar salada. Siis sirkun olet auväärt pesäst ja tekui häppy kandjalle. Vot nii. Kui oma suguvõsah nagu tugeva vanempa inemise olnu, kes tiidva noid asju ja andva edesi, siis tuu on väga tähtsa. Kui edesi ei anta, et vot ma tiia, ma sulle ei ütle tuud või ma tiidse külla ma ees naka sulle ütleme. Niimoodi vanasti ei seleta. Oma pere kõneldi noid asju. Tuo on omalaadne sääne ka mentaalne kaitse ja tuo on väga normaalne, et kui sa midagi annad omast majast välja, tuo on ka vaimne tiidmine. Tuo hakkas elämä edesi oma elu. Teda interpreteeritas, tõlgendades, kasutades ja me oleme üldse kõikina niimoodi harinu, eriti veel nõukogude aigu, et rahvapärimus on nagu anonüümne, et ta on kõigi oma, aga tegelikult on seotaka on inimeste küla on omavahelise suhte, inimese külalt isikliku asja, näituses usk vai rahvameditsiin vai küla suhte, et ta ei ole sääne, ta ei ole ütlestki otsast, ei ole ta neutraalne materjal, et mingil määral ta läht neutraalses materjalis sõs, kui inimese oma kaonu. Setumaalt on sellepärast ära mindud, et ilus loodus, aga maad oli vähe ja suured pered olid ja kõik ei toidnud ennast ära, siis mindi, aga setud on väga töökad tegelikult ju, eestlased ka, et läksid paremat elu otsima ja muidugi mindi igale poole, et sellepärast mindigi üle Eesti ja kõige rohkem Tallinnas. Tegelikult setusid selle rahvalõenduse järgi on kõige rohkem siiski Tartu kandis. Kõige rohkem kui Setumaal. Seto kogund on liinade, tegelikult Petseri puul, ütleme mingil moel Siberi seto, et ta on küll omavahel võtta purelde, vaielde, aga ta neil on ütsene paleos või ütsene mingil moel ühendav hing on rahva hing on olema. Et tuu mu mõelest on hää, et minne ka liina on siiski võimalus jäia setost. Setodel oli 3 unistust. Edimene unistus oli tuu, et jovasi osta Tartohe maja. Mu vanaisa unistus oli ka tuu, et jovasi osta Tartohe maja, aga tuuleiga, kui ta majaraha kokku sai, tuli rahareform ja riigikõrra muutus ja tema raha jäi Pihkva panka. Et olest kitsist elost ja rabelemisest üte kõrraga nagu olekis midagi tolku. Tõne unistus oli tuu, et jovasi osta Mulgimaale talo. No ma olegi tolle unistuse lats. Et Setomaal kõik, mis kasvi, mida pere lubada sai, sündü läbi väga suure vaiva ja tüü. Et Mulgimaal oli loomulikult vähekese
pareba või palju pareba põllumaa ja tuu läbi on su tüül nagu vähe rohkem tolku. Ja kolmas unistus oli tuu, et mõistasi eesti keelt parepähe kui eestlase eest. Täna ma nagu Setomaal ju tunnetan seda, et kes tahaks siia Setomaale tulla, just juurte poolest tagasi tulijaid on väga palju, aga neil ei ole mitte kuskile tulla. Ikkagi kui mõtlema hakata ja nendega rääkima, aga ikka pisarad on neil kohe silmas. Et see inimesele on väga vajalik, et ta tuleb ju kodunt ja ta saab sealt kõik kaasa, et elus läbi viia. See lapsepõlv ja need rajad ja need ema, isa, oma vanavanemad, see on väga oluline. Ja kui see lihtsalt on ära lõigatud, see on väga valus. Ma mäletan isegi, millised õunad siin on. Siin on sibulõunad ja Antonovka, sügisjoonik ja ploomipuud. Ja siin on üks väga uhke toomingas, mis õitses iga kevadel meeletult ja ta on alles. Nii pühalik tunne tuleb peale, kui siin oled. Ma mäletan, kuidas me siin ümber nende kivimüüride jooksime lastega, ajasime teineteist taga. Aga väga armas on siin ikkagi. Väga armas. Setod on ju tulnud, ütleme siis ju ühinenud Eestiga, kui mitte eestlased ju. Arenemine oli 20 aasta jooksul väga kõva ja siis enam ei tuntud piinlikkust ei midagi, et setu on setu ja... Seda rahvuse teemat on tegelikult ju aetud jupp aega ja Seto kongress on isegi ju võtnud selle vastu selle deklaratsiooni või selle siis otsuse, et Setod on rahvus. Tegelikult meil on olema ju oma esinduskogu Seto kongress, kusjuures toom siis saane organ, kes on näiteks meile lipu andnud, on meid kuultanud rahvast. Palju meist ei mõtle Setomaa asjadest, tulevikust, probleemidest, lahendustest, ütemuudu. Kaemalla tollele, et palju meist teist ei näe lahenduisi kõiki üttepite. Vaidlused tuleva vaielda siin sama, välja peami paistma, ütte asja ajajatena ja kindla eesmärgi nimel tegutsejatena. Aga see on ka kahjulik selle identiteedile, et kui seda vaadatakse ainult nagu niimoodi välispoolt, et on naljakas, kui teil on sellised traditsioonid. Oi kui põnev, oi kui huvitav, aga seda ise elada, see on see teine küsimus ja austada. Mõtlemine on päämine. Kui selle ongi, et kui jõuavad lastele selgestada, siis on laste kohus omi lastele selgestatud, mida siis nagu mida siis üldse uutta sellelt niimoodi, sellelt seto, kus ütelda, seto elolt ja seto kultuurilt ja seto sellest üldse, sest kõik me tahame parempat. Kõik me tahame parempat. Et aga hää on, kui on ikka seda, ja on ikka näed, kui sa ütled, aga kultuur on üks tuumisviise nagu edasi. Tota kannatas üle ilma. Defineerida, mis on nagu seto asi, et mine küsi siis naaber talust põlise seto mehe käest selline küsimus, mis on seto asi, siis ta ei ütle selle ühtegi sõna tolle kohta, sest ta ei tahagi sellist küsimust üldse kuulda ja ta ei oskagi sellele vastata, sellepärast tema jaoks ei ole sellist sõna olemas seto asi, sest tema jaoks on igapäevane elu oma asjadega, nagu tal täna on, aga mitte niimoodi,
et see, et ta elab täna niimoodi, siis me paneme talle et kui ta astub selle sammu 80 senti pika sammu, et see ongi seto samm, eks ju. Ei ole, see on tavaline mehe samm. Et kui inimene esitund, et ta on seto ja kui terve paikkond elas tolle nimel, et uhkus tunda ja hoita teda kõike ja arendada ja omi latsile pühendada. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik passiga, aga ma olen seto. Samas, että ma olen seto, minä toda kunagi salga. Mõni ütles nii, sitä ei julgenud ütelda. Kui ma tuli kuskil 72-75, siis suhtuti tegelikult teatava võlgusega setodesse. Millegi pärast, sa oled seto nagu võlgusega, jah. Aga ma tiedä, millest tuu põhjus võid see olla. Et kas me olimegi natukene teist muudu võib-olla meie kombed ja me keel natukene kõneles nii hyvä eesti kiilte, siis nagu võib-olla me oles võrdle kindla Eesti inimesega. Oli aikuna makki käve kooli ja siis küsiti mu käest, kui ma käivil tehnikumi, siis mu käest küsiti, et kost poolt Võhandu jõkke sa oled, et kas Eesti poole pealt või sealt poole pealt. Ja kui ma ütlen, et ma olen sealt poole pealt, siis pidid nagu tassakest ütlema, muidu võid tappa saia. Et siis kaeti nagu võõrild tolle inimese peale. Oskar Loorits on kuskilgi mingis artiklis kirjutanud, et setod ei seleta, vaid setod kirjeldavad. Setod ei oskagi seletada, miks asjad on, miks miski niimoodi toimib. Nad lihtsalt teavad, et see niimoodi on ja see peab niimoodi olema. Ja see on oluline ilmselt. Ega see setu kultuur ei saa tulla madala vaimsuse pealt, ei saa kasvada sellisele kõrgusele, nagu on setu luule, kus tegelikult inimene improviseerib, ta ei ole luuleta, aga ta vaatab, ta laulab, ta võib pool päeva laulda, kui ta on hea tuju, laulab sellest, mida ta näeb. See ongi tegelikult, ütleme, et setu kultuuri üks osa, mis oleneb selle sõnavara rikkusest. Ja kunagi Ariste ütles ka, tema poolt öeldud sõnad olid sellised, mis on siiamaani mulle meeles, ta ütles, et setu keel on eesti keele varamu. Sealt me võiks ammutada nii palju sõnavara, mida on eesti vaesele keelele erakordselt vaja. Ja see on tõsi, sellepärast, et ma mäletan oma ema laulu, kui ta laulis Liiavabarna pulmas ja ta tänas üks 40 salmi tuli, siis tänusõnad ei kordunud praktiliselt. Ma olin hämmingus, kuidas tuleb tal tänusõnu järjest niimoodi välja, kas 2 sõna kombinatsioonina või 3 ja või niimoodi, et mida eesti keeles ma ei teagi. Et keelega on natukene võib-olla kõike kõhnebam, sellepärast, et keelekaotus on praegu päris suur. Ja kui võtta keele verra, siis ütleme, et setosit on küll päris veido. Et paistvast nii, et tuu kiil seto tunnusest ei jää. Seda keelt hoida, see on kõige keerulisem, sest enamasti me räägime ikkagi eesti keeles. Just nimelt see keel ja sõnavara. Et see on keeruline, aga kui ikkagi ansambel kokku tuleb ja laulame, et siis selle laulmise käigus tulevad need vanad sõnad ka järjest rohkem meelde, et see on keeruline. Laules läbi Setomaa õppehelme heline. Heidjaks sõlme helme peale katsigala kõrru. Peale heidi sõlme helme peale katsigala kõrru. Peale laules läbi ka lõunaeestlane, kui ta võt särgi säläst, et siis jääs talle hame alale. Et ta ole päris paljas ja toda on ka Põhja-Eesti tudengi mulle ütelnud, et na nagu tundva hinnast kergelt ohustatuna, et nende ta ütine ühiseesti kirjakeel ongi tuu, mis on osa nende või nagu kõige tähtsam identiteedi alus. Aga me oleme praegu jõudnud säänesse etappi kõrgkooli õppejõuna, ma või ütelda, eesti keelt väga ju ei väärtustada. See tähendabki, et milline võib olla
sõnas väljendunud vaimne kultuur. Ja selles ongi setu keele ja kultuuri säilimise erakordne väärtus ja tähtsus selles, et ta on rikas. Ta on sajandite jooksul välja kujunenud tundeline keel. Ta ei ole selline, et ta ei ole ärikeel. Mina pean setu keelest nii lugu, et kui setu keelt rääkida, siis mina oskan muidugi Luhamaa nurga keelt. Igas nurgas oli natuke erinev keel. Igah küläh kõneldi ikkagi ummis sõnno. Suur osa oli muidugi ühiseid, aga igah küläh oli väga spetsiifilise oma sõna. Mul ei ole kellegi praegu siin setu keelt rääkida, ma ei näe ühtegi Luhamaa nurga inimest. Sest seal on ainult õige. Just, et õige on ainult oma küla. Ja selles ongi häda, miks minnakse kaklema. Kõige õigem on oma küla, oma pere. Inimesi oli paikse ja internetti ja kõike muud säänestesse ole ja sa kõnelsidki oma nulga. Ma või tuua võro keelest ka sään see sama näite, et mu latse esaga oli sääne asi, et ma naarsid jäta vai keväde kartuli pandmalda, et üks taht panda kartulit virgessahe tõne kukki. Ma ütlen, ma virgessahe kartulit ei pane, kartul pandas kukki. Kui ma võtta geograafiliselt ole vahemaa, siis on tuu mõnikümmend kilomeetrit ja tuu on naljanummer. Päris mitme ütlesin niimoodi, et ma kõnele õiget seto kiilt, ma tahai seto kiilt risustada ja ma kõnele kirekiilt. See ongi niimoodi, et ma olen siin vahepeal mõelnud, et kui me siin sooskad oma vahel kirju kirjutame, siis ma mõtlen, et kummas sellest ma nüüd vastan. Kas õrna keeles või sarve keeles, eks ju. Et kumma keelega ma siis nagu teen, aga siis ma valin Ahto keele alati. Ahto kirjutab nii, nagu ta räägib. Sõnavara jääs vähempast. Ja kui sul ole sõnavara, siis sa ei ole enam nii loominguline ja siis sa ei suuda niimoodi kohe luua nii, nagu su mõte juusk. Ja siis saalt tulema mõne häda. Mina ei karda seda, et ära kaob. Et nii kaua, kui on need vanemaid inimesi ja nii kaua, kui ikkagi siin Setomaal need lapsed ka on nagu paiksed sellised, siis nad ikkagi nagu kõnelevad seda. Et kui jõuavad ummilastele nagu midagi nagu selgest ette ja ütelda ja kõnelda ja siis on nagu, ütleme, see ka võõrastele ja siis ka laste kaudu läht ju edasi. Need samad tädikesed, kes praegu räägivad, et oi, omaks halle, et ta seto kinni ära kaos. Aga kui ma olin väike poiss ja koolis käisid, siis need samad tädid silitasid mul pead ja ütlesid, et oi, kulla lapsed, küll on ikka kole, et sa setu keeles räägid, et nüüd sul jääb kõik kultuurist osa saamata ja kirjakeeles on vaja rääkida. Ja lõpuks oli niimoodi, et vahetunni all selle setu keele või võru keele rääkimine oli karistatav. Ja nüüd sama tädi. Nüüd püüab arendada setu keelt. Eks ole, muldvana pensionäri. Suomi on ollut väga imperialistinen oma vähemuste vastu. Suomi ka keelas. Ärge rääkige saami keelt. Ärge tehke midagi. Ärge olge soomlased. Ja, et selleks nad unustasidki selle saami keele ära. Siis on valesti öeldud nende lastele, et okei, et teie ei ole õiget saami inimesed, teie ei oska enam saami keelt. Kuna nende vanemad oli sünnitud sest loobuma. Kui me oleme sellest temaga rääkinud, temal tuleb pisar silma. Tema põlvkonna on ainult valused mälestused sellest. Kui tema noor oli ja koolis käis, siis keelati ära seto keeles kõnelemine ja ei tohtinud koolis seda vahetundidelgi rääkida. Ja Eesti rahvas, mis on olnud ka nagu surve all terve aja, teeb ise seda sama oma vähemustele. Nüüd ta nagu saab jälle nagu uut jõudu nagu ja et saab aru, et seto asi on midagi väärt. Et lõpuks ameti on see nagu au sisse tõstetud. Et mu emal on ainult hea meel sellest. Kõik olenes tuust, kuis seto rahvas esi.
kui tu värk palaganistlat kätte, siis ma arvan, et tekkis sääne periood, kus seto üldse tuud asja ei pütte ei tii. Ja võib-olla kuulemi siis säänest laulu, mida laulva nuu, kes ei ole seto ja kes ei ole laulu sehkasuunu. Või tetes säänest käsitüüd, mida Setomaal ei olegi kunagi tetty. Siin on küll neid inimesi, kes on sündinud siin, aga näid tunneta ennast nagu kohalik või tähendab setokultuuri hoidja või. Noh, see kohalik inimene ju tegelikult ei mõtle täna siin elades, et see elamine siin ei ole kihvt ja äge ja noh, kuidagi selline, ta elab lihtsalt täpselt nii oma elu, nagu elatakse mujal Eestis. Noh, päris algusest pääle mul oli tuu selge, et kui Setomaal on 4000 inimest ja alla poole oma seto, päris seto, kes tegelikult kõik ei ole ka nuuk, kes hindasid toda kultuuri nagu säänses hinde võimaluses. See pead olema, hing pead ka seto hing olema. Kui tuud ei ole, no kes sa siis oled? Et Eestil on ollut 20 aastat aega nyt sitä oma identiteetti looda, nagu uuesti taas iseseisvunena riigina. Se identiteet ei põhine mitte selle esimese Eesti ajal, see ei põhine Nõukogude ajal, see põhineb nüüd Eesti uuele ajale. Aga mis see Eesti uus aeg on tähendanud? See on tähendanud vaesust, see on tähendanud väljarännet, tohutu suurt väljarännet. See on tähendanud seda, et eestlased kaovad Eestist. Ja need, kes järele jäävad vai need, kes tahavad tunda, et no jumal, kas see oli see põhjus, mille eest me võistlesime? Ei ole tot, et tahame, et oleme keegi. Aga mis on meie identiteet? Kas on nüüd see lääne kultuur, kas on see shoppamise kultuur vai mis see on? Et me saame kõik need disainimärgid ja kõik need. Ei, see ei ole see, mis loob meile seda tähtsuse tunnet. See on ikkagi see kodutunne, see esivanemate mingi ürgjõud, ma tahaksin ütelda, niisugune kultuuri säilimise instinkt on see kohe, see ei ole mitte niisugune, et see on nüüd, et sa pead seda tegema, vaid see on hingeline vajadus hoida, ja aga seda ei saa üksinda oma ette teha, seda saab ainult kogukonnas teha. Ja ma pelgän, et seto ei kao, ka siis, kui eestlased kaosid. Ja tuu pääle ja see mul küll on ütelda, et kõige tolle asja väga lihtne võti on tuu sama oma kodukultuur. Kui me tuust peame, siis me jääme alale. Eesti kultuurile tahasid uut sama väga suuvel. Tuupärast, et Halle ei ole see ka Eesti häski on alale setokultuur. Aga see on ka setudel selline nagu momentum nagu vaadata ja tegelikult olla see nagu tulenäite vai tulekandja, kas tulekandja eesti keeles? Tulekandja ka teistele, et okei, me püüdsime teha seda, me püüdsime hoida, me püüdsime kanda seda meie traditsiooni raskete aegade läbi. Palun, teie võite ka seda teha, otsige, olge, austage omi juuri. Et on täpselt tuo, et sa nagu tunnetada rahu, et on tu su paiga vaim, et oma inimesed, kes nagu
X mõtles, isegi siis, kui me kõneleme, või olla teisi sõnnuga, aga jääs midagi säänest, mida nagu sõnnu sisse panda ei saa, et sa saad aru, et toom su kotus, toom su, oma su inemise ja sa lihtsalt oled sealt päri. Ma ütlen ikka niiviisi, et kui Setumaa naerab, ma arvan, mina nendega koos, kui Setumaa nutan mina nendega koos, et minul jah selles suhtes on... Ja mis aeg see praegu on, nutmise või naermise aeg? Praegu on muigamise aeg. Päris naertaka veel ei saa, aga noh ikka me, tähendab, me oleme ennast näidanud, teostanud ja meid peetakse samaväärseks. Et niinku mingisuguse eksemplari oma neega seto ja ma olen kunagi ammu juba luuletuse kirjoittanut omakeelsi, et setot hyvä on kaia niinku sameti päälle näglaga pantu lipkast. Liplikat tähendab. See on see südame sund seal sees, mis ütleb, et noh, ma olen, et ma kuulun siia, et ma tahan, et natukenegi siin olla. Võib-olla mõni käibki ainult aastas või mitme aasta järel. Aga kui sa siia ikka juba oled tulnud, siis see midagi on. See on võib-olla isegi see tunne, et päriselt ei saagi ära öelda. Aga see on see südame sees. See, et ma olen Setu. Mul on õnnelik selle üle, ma olen uhke selle üle. Mul on kuhu tulla. Vaat see on väga oluline. Seto rahvas, nagu paljud tõõse väiko rahva ja rahumeelse rahva, kea oma elu üles ehitanu, oma rahva laule, oma rahva rõivite kandmise peale, oma esivanembite ja oma esivanembite maa austamise peale. Et see aeg nakkas ümber saama, koh näoma pidanu olema alla surutu. Seto rahvas nõses tõistmuudu. Nõses läbi nende lauluimmi, lauluridade ja laulusalme ja tuu improvisatsiooni, mis läbi na saavad tagasi oma esivanembite väe ja na võimsa mustri, mida nagu pikki aastakümnid tagasi, pikki aastasadu tagasi tubli Seto naase oma latsest päälle kangahe kirotanu, et tuu alles nüüd nakkas ka toimima. Edenemist ja väkke noille, kea olei sõjaka mõõga ja tulega, vaid kea oma vägevä oma vaimult.